Jah, siin oli just üleskutse mitte minna isiklikuks ja nüüd ma pean ikkagi minema, et sellepärast ei olegi vasakäärmuslastest mitte millekski mitte kunagi kasu. Hommikul käis Zuzu siin puldis ja hingestatult võitles pedofiilia epideemia vastu Eestis. Õhtul tuleb pulti ja selle sama fenomeni teist poolt kaitseb emotsionaalselt nõretavalt. Räägib meile, kuidas ei tohi eraellu sekkuda ja siis tahab meie eraellu, meie laste kasvatusse sekkuda. See lihtsalt ei klapi, neil on kõik peas sassis. Aga tuleme nüüd selle LGBTQIQ asja juurde ja see ei ole üldse naljakas asi. Ma muidugi tahan teha märkuse minister Kallasele, et kes hakkas meile siin rääkima, kuidas on väga palju religioone, kes suhtuvad naistesse halvasti ja ahistavalt. Ja ma pean ütlema, et ei ole. On ainult üks suur religioon, mis on naiste vihkaja, ja see on islam. Ja te panete ta kõik ühte patta ja samale pulgale kristlastega, mis on traditsiooniline lääne Eesti kultuuriruumi religioon, kus ei ole lubatud 9-aastastega abielluda, kus ei ole lubatud naise peks, kus ei ole lubatud aumõrvad, kus ei ole kohustuslik burka kandmine ja kõik see, mis islamis on. Kristluses seda ei ole. Millega te võitlete? Miks te meile toote islamit näiteks? Ja kui te tahate islamiga nii-öelda probleemi lahendada, siis probleem lahendatakse piiri peal. Selle asja nimi on immigratsioonipoliitika. Aga selline lame ja nõme demagoogia näitab, et teil tegelikult ei ole argumente. Nüüd, õpetus on meil siin selline, eks ole, et soovituslikud juhised. Meil on ministeerium, kes on võtnud, ütleme siis, meil on kõigepealt on valitsus, kes on võtnud vastu mingisuguse tegevuskava seksuaalhälvete propageerimiseks, edendamiseks, normaliseerimiseks ja pealesurumiseks. Sellele järgneb siis haridusministeeriumi soovituslikud pedagoogilised juhised, millega kaaperdatakse õppekavad. Minister ütleb meile 22. aastat alates ei ole õppekavasid muutnud. Tema õppekavasid muutnud ei ole. Aga ta tuleb ja teeb mingid soovituslikud juhised, mis kaaperdab ära ajalootunni, ühiskonnaõpetuse tunni, inimeseõpetuse tunni, sotsiaalteadused, muudab õpetajate tegevusvabaduse klassi ees ainet anda, koolide tegevusvabaduse klassi ees ainet anda tegelikult mitte eksisteerivaks ja kehtestab koolidesse äärmusradikaalse seksuaalideoloogia. Ilma, et seadust oleks muutnud. Ilma, et tema seadust oleks muutnud. Väikese paberikesega soovituslikud juhendid. Ja ütleb sinna juurde, kui koolid seda ei järgi, siis võtame tegevusloa ära, koolitusloa ära. Kui lapsevanemad oma lapsed koolist ära võtavad, siis selle kohta on seadus olemas. Me kõik teame, ta ei öelnud välja seda seadust. Kõigepealt saate trahvi, kui trahve ei maksa, siis võetakse teilt lapsed käest ära. See toimub ju juba lääneriikides, kus see programm on edenenud meist 10 aastat kauem. Norras, Inglismaal, Saksamaal võetaksegi lastevanematelt lapsed käest ära, kes ei luba oma lastele õpetada seksuaalhälvete nimistut kui midagi normaalset. Nüüd mõtleme, kuhu me siis välja oleme jõudnud. Põhiseaduses on kirjas mitu väga ilusat asja. Esiteks, lapsed on lapsevanemate omad. Laste kasvatamine, laste väärtusruum, see on kõik lastevanemate vastutus. Mitte lihtsalt vastutus, vaid absoluutne prerogatiiv. Lapsed ei ole riigi omad. See on totalitaristliku riigi mõtteviis, et lapsed on riigi omad. Aga meil ongi totalitaristid, äärmusvasakpoolsed on võimul, kes kuulutavad lapsed riigi omaks. Laste väärtusruumi suunamine, laste ja ühiskondliku väärtusruumi suunamine tehakse ministri soovituslike juhistega, kaaperdades õppeprogrammid, õppekavad mingisuguseks selliseks ideoloogiaks, mida kunagi ei ole kokku lepitud. Minister ütleb, meil on laiem ühiskondlik kokkulepe selles osas. Ei ole. Meil ei ole mingit ühiskondlikud kokkulepet selles osas, nagu Zuzu meile siin ennem ütles, et saage üle, homoabielud tegime ära. Ei saa üle. Homoabielud keerame tagasi, igal juhul keerame tagasi. Kogu selle LGBTQI asja keerame tagasi. Nii nagu Ungaris kunagi otsustati, seda me oma lastele teha ei luba. Koolidesse ei lase, lasteaedadesse ei lase, haridusse ei lase, meediasse ei lase.
Seda ideoloogiat meie ei lase oma lapsi mürgitama. See on asi, vot seal on ühiskondlik kokkulepe selles osas. Ja mina olen täiesti veendunud, et meil on samasugune ühiskondlik kokkulepe samamoodi. See, mida teie teete, on ühiskonna lõhestamine, võimu kuritarvitamine, põhiseaduse rikkumine. Nüüd põhiseadusest veel. Põhiseaduses on kirjas, kõigil inimestel on südametunnistusvabadus. Kõigil inimestel on usuvabadus. Meil on õigus öelda, et ma ei luba oma lastele seda õpetada. See on põhiseadusega kaitstud. Põhiseaduses on ka sõnavabadus kirjas, see on kaitstud põhiseaduses. Meil on õigus öelda õpetajatele, kasvatajatele, haridusministrile, me ei ole nõus sellega, me ei luba seda õpetada ja nii on. Ja te ei tohi meid selle eest kuidagi sanktsioneerida, kuidagi karistada. Nüüd tulen korra tagasi selle juurde, mis mu küsimus oli. Mis on meie valitsuse prioriteedid? Kõigi aegade sügavamas iibekriisis on Eesti. Eelmises arupärimises rääkis meile kaitseminister Hanno Pevkur, kuidas tuleb hakata tüdrukuid võtma ajateenistusse, sest poisse lihtsalt ei jätku. Kõigi aegade kõige suurem iibekriis on, rahvas lihtsalt sureb välja. Ja millega tegeleb meil valitsus? Mitte sellega, et suunata väärtusruumi, kus paljulapselised pered oleks ideaal, kus püsivad kooselud, ühe naise, ühe mehe vaheline püsiv kooselu, kus need oma ühiseid lapsi kasvataks, oleks ideaal, mida toetab nii maailmavaateline kui siis ütleme hoiakuline väärtusruum ümberringi kui ka riiklikud kõikvõimalikud meetmed. Seda meil ei tehta. Vastupidi, meil on valitsus, kes võtab ära lastetoetusi, kehtestab automakse, võtab ära kodustelt vanematelt tervisekindlustuse, nii edasi, nii edasi. See ei ole meie riigi prioriteet. Vaadake ise, kuidas hakkama saate. Meie riigi prioriteet on edendada nende üksikute väheste inimeste isikliku mure lahendamist kogu ühiskonna pekki keeramisega, kes on teie lemmikuks välja võetud. Ja lemmikuks olete täna välja võtnud sellepärast, et klassikaline marksism, kes keda. Meil on rõhuja klass, meil on rõhutav klass. Rõhuja klass on siis see heteroseksuaalne normaalne inimene, rõhutav klass on siis mingisugused perverdid. Ja vot siis on klassivõitlus. Ja valitsus kasutab seda klassivõitlust, klassikalist klassivõitlust selle jaoks, et rammida laiali kõik ühiskondlikud väärtused, kõik ühiskondlikud struktuurid, mis takistavad neil võimu teostamast ja omamast. Meilt kõigilt raha ära võtta, meilt lapsed ära võtta, meilt kõigilt ära võtta südametunnistusvabadus, sõnavabadus. See on see, mida te teete. Me oleme tagasi nõukogude ajas, kus ajalugu ja ühiskonnaõpetus oli klassivõitluse nii-öelda põhiline ideoloogiline rammraud. Vot seal me oleme Kristina Kallas teie juhtimisel. Õudne.